Tere tulemast Tallinna 32. Keskkooli 42. lennu lõpukella aktusele. Kallis abituurium, tänan teid siin teele saatmas nii õpetajad, esimeste kui ka 11. klasside õpilased, kellest viimased on teile tänase aktusega korraldanud. Nad otsustasid tänavuse lõpukella lavakujunduselemendiks lennusõidu valida. Seda mitmel põhjusel. Esiteks sellepärast, et teid iseloomustab individuaalsus ja teiseks erilisus, mille puhul on kõigil oma siht, suund ja kiirus. Soovime teile kõrget, huvitavat ja säravat lendu kõrgel pilvepiiril ja ereda päikese käes. Igal ühel teist on täna lavariidel või lavakohal lendamas omanimeline lennuk, mille võite lõpukella aktuse lõppedes mälestuseks kaasa võtta. Meie pidupäeva avavad meie kooli kõige väiksemad. Teie ees on kõik esimeste klasside õpilased, kelle enda käe kõrval 1. septembril aktusele tõite. Nii nagu teie soovisite neile ilusat algust, soovivad nemad nüüd teile järgmise eluetapi algust. Nad laulavad teile Külli Murandi loo Pesapuu. Neid juhendab õpetaja Karineen Jessica Kostla. Aitäh teile, lapsed! Nüüd sõbralaulu saatel läheb väikeseks, ent rõõmsaks kaoseks. Head 1. klassi õpilased tegid teile armsad abituriendid mälestuseks ilusad meeled, mis nad ise üle annavad. Palun siia 11. klassidest tublid abilised. Olge head, juhendage siis õpilased meenetega õigete klasside juurde.
Aitäh esimestele klassidele laulu ja meenete eest. Järgmisena kõneleb õppealajuhataja Maria Mägal. Hea koolipere, lõpetajad, õpetajad ja sõbrad. Mul on väike dilemma, sest ma tahan rääkida millestki, mida ma ei tea. Ja samas ma tahan öelda, et see, et ma ei tea, ongi see, millest ma tahan rääkida. Nii alustas oma kõnet teadmatusest üks kuulus Eesti näitleja. Teadmatus. Rääkida kellestki, keda ei tea ja ei tunne. Rääkida asjadest, millest eriti nagu ei tea. Rääkida inimestest, keda eriti nagu ei tea. Eks me kõik teame kedagi, kes räägib tihti sellistest asjadest, millest nagu eriti midagi ei tea. Siin koolis olen iga päevaga saanud rohkem teadma ja tundma neid noori inimesi, kes on meie tänased päevakangelased, abituriendid. Selle lühikese ajaga olen saanud teadlikumaks. Öeldakse, et kõik kohtumised on ette määratud ja iga inimene sinu elus rikastab sind. Minu kohtumised noortega on olnud põnevad. Ka siis eravestlused, koridorijutud või hoopis eksamiolukorrad. Kõik on olnud mulle õpetlikud. Ja just õpin noortelt iga päev ja selle eest ma tänan teid. Teadmatus ei hirmuta, pigem motiveerib. Teadmatus on intrigeerib. Tahtmine midagi teada saada on motiveerib ja inspireerib. Kogu see protsess vajaliku info kättesaamiseks koolis on olnud positiivselt pingerikas. Ma muidugi loodan seda. Kas teadmatus on motiveerinud need 12 aastat koolis õppima? Kindlasti on. Praegu, lõpetades keskkooli, olete te kõik motiveeritud noored, kelle ees on kõik võimalikud valikud avatud. Ja jälle teadmatus. Mis siis edasi? Nagu ma õpilastele räägin, selleks, et saavutada suuri eesmärke, täida esialgu väiksemad. Teie jaoks on esimeseks väiksemaks eesmärgiks suuremate eesmärkide saavutamise eel riigieksamid. Ja mõnedes sellega koolieksamid. Eksamiperiood, mis algab esmaspäeval. See on lõpuspurt enne järgmisi eesmärke. Mõne jaoks on see maksimumpingutustega, mõne jaoks lihtsalt läbimiseks jälle valikud. Tänaseks on teil õppimise rutiin läbi saanud. Rutiin, mis on olnud ühele õpilasele harjumuspärane, kergelt kulgev ja lahe. No teisele hoopis kohustused ja piin. Sellist rutiini enam elus ei tule ja sellest on meil, tööinimestel, tagasi vaadates oma kooli ajale loomulikult natuke kahju. Ikka ja jälle tahaks rutiini, mis jääb armsasse kooliaega. Tahaks neid valikuid, mis on pakutud ja kooli poolt planeeritud. Tahaks seda turvaliselt. Tahaks, et keegi organiseeriks ja mõtleks.
Elutunniplaan saab olema märksa kirjum kui koolis ja loomulikult nii see peabki olema. Kui mina kord esimesse klassi läksin siinsamas praeguses Mustamäe gümnaasiumis, siis vaatasin oma kooli abiturientide alt ülesse aupaklikult. Nad tundusid minu jaoks väga täiskasvanud, niinimetatud suured inimesed, lausa juba täiesti vanad tegelased. Vaadates teid, head 12-ndikud, tahan öelda, et ärge olge veel nii suured inimesed. Leidke endas ikka ja alati ülesse laps. Mängige, naerge, olge õnnelikud nagu lapsed. Kogu aeg ei pea olema tõsine ja täiskasvanud. Teie lennus olen kohanud palju hingelt lapsi ja see on lahe. Sellega teete maailma rõõmsamaks ja paremaks. Leidke endas lapselik julgus käia läbi vähem tallatud rajad. Olge otsivad ja loovad. Olge mängulised. Head tüdrukud ja poisid. Emotsioon, mis jääb kooliajast, saadab teid terve elu. Loodan, et siit koolist saate kaasa hea emotsiooni ja see tuleb teile kindlasti meelde, kui räägite oma õpetajatest, oma klassikaaslastest, sõpradest, oma koolimajast. Ikka ja jälle räägitakse millegi lõppemisel ja uue perioodi algamisel edasistest valikutest. Väljendid nagu jõudnud oma esimese tõsise verstapostini, oma elu risttee, ehitanud vundamenti oma teadmistele, ees ootavad muutused. Kõik need ütlused sobivad tänasesse ilusasse päeva. Kõik nad sobivad kooliperioodi lõppemisel ja vastavad loomulikult tõele. Otsuseid edaspidi teete ju ikka ainult teie ise, kallid lõpetajad. Ja mida teile soovida? Häid soove on palju. Olge uudishimulikud, olge otsivad. Õppige kõigest ja kõigilt. Kogege võimalikult palju. Soovin teile kindlat meelt, julgust, võtta riske ja mida elus alati peab olema, kuhjaga õnne. Ma tänan teid ja jõudu. Ja läheme edasi. Ma kutsun meie koolidirektori Maarja, siis ma kutsun huvijuht Kristeli. Ja nüüd me anname kätte 12. klassi tublidele koolimärgi ja tänukirja. Ja kui te olete saanud märgi tänukirja kätte, siis Kristel organiseerib allkirjad auramadus. Ja 12A Karl Hendrik Holst. Tunnustus Tallinna koolikohta pendelteate jooksul meistrivõistlustel. Teeme nii, et ma loen tunnustuse enne ja siis ütlen nime, sest kui te ei kuulegi mille eest, ega te ei kuulegi. Aga teate, nii tunnustus improturniiri raamist välja kooli eduka esindamise eest ja turniiri võitmise eest ning tunnustus ka rebaste ristimise korraldamise eest ja kooli eduka esindamise eest korvpallivõistlustel Hannes Egmont Ivas. Tunnustus Mustamäe koolide vahelises viktoriinis. Hõbevillak saavutatud meeskondliku teise koha eest. Kristjan Kirik. Tunnustus Tallinna koolinoorte pendelteate jooksu meistrivõistlustel gümnaasiumide üldarvestuses saavutatud 5. koha eest Agnes Nõmm. Ta on esindanud kooli korvpallivõistlustel, abistanud sportlaste ja abistanud spordivõistlustel.
Morgan Pärnsalu. Tunnustus Tallinna kooli noorte pendelteate jooksu meistrivõistlustel gümnaasiumi üldarvestades saavutatud 5. koha eest Harri Martõnov. Tunnustus Mustamäe koolide vahelises viktoriinis hõbevillaks saavutatud meeskondliku 2. koha eest ja tunnustus ka valimisdebati korraldamise eest Tauri Taal. Tunnustus improturniiril raamist välja kooli eduka esindamise eest ja turniiri võitmise eest. Tunnustus rebaste ristimise, õpetajate päeva ja Halloweeni labürindi korraldamise eest. Siis filmipäeva 2014 raames toimunud filmigala võidufilmi koolitus üks autoritest. Siis kooli noorte amatöörfilmifestivali Null älvista selle rolli eest parima meesosatäitja tiitli Henri Tabur. Koolilehe Objektiiv peatoimetaja ja tunnustus õpetajate päeva valimisdebati korraldamise eest Ege Tamm. Tunnustus õpetajate päeva korraldamise eest ja Mustamäe koolide vahelises viktoriinis hõbevillaks saavutatud meeskondliku 2. koha eest Karilin Tammik. Tunnustus õpetajate päeva korraldamise eest Georg Voldemar Tomus. Ta on esindanud kooli edukalt korvpallivõistlustel Janek Värk. Ilgud teie poole. Tunnustus eduka valimisdebati korraldamise eest Grete Aikevitšus. Tunnustus meeldejääva õpetajate päeva korraldamise eest, kooli esindamise ning eduka esinemise eest haridustöötajate tunnustamisüritusel Tallinna Raekojas Kirsika Kruusmaa. Tunnustus meeldejääva õpetajate päeva korraldamise eest Rasmus Leifter. Esimene koht kooli näidendivõistlusel Marileen Rosenberg. Aga tunnustus eduka rebaste ristimise organiseerimise eest, esindanud kooli korvpallivõistlustel ja olnud abikohtunik Linda Sakala. Tunnustus eduka valimisdebati korraldamise eest, kooli esindamise ja eduka esinemise eest haridustöötajate tunnustamisüritusel Tallinna Raekojas Kairit Sims. Tunnustus väga aktiivse muusikalise tegevuse eest, Halloweeni labürindi korraldamise eest, tunnustus eduka rebaste ristimise organiseerimise eest, andeka lapse tiitli laureaat 2015, aktiivne sündmuste tehniline korraldusabi, õhtujuht ja koolipähe koolimeede.
koolibändi 3 liige, kes on edukalt esinenud mitmel koolisündmusel. Birgit Alev. Ta on esindanud kooli edukalt võrkpallis ja jalgpallis. Diana Andritskaja. Tunnustus meeldejääva õpetajate päeva korraldamise eest Keter Kilden. Tunnustus filmipäev 2014 raames toimunud filmigala võidufilmi koolitustegijale Joonatan Kalmõõko. Tunnustus filmipäev 2004 raames toimunud filmigala võidufilmi koolitustegijale Tarmo Kangur. Õpilasesinduse ja kultuuri töögrupi juht ja ta on esindanud jalgpalli, võistkonnas loomulikult. Kristin Kasak. Ta on esindanud kooli edukalt võrkpallis. Gisela Kasten. Tunnustus meeldejääva rebaste ristimise korraldamise eest aktiivne õpilasaktivist ja koolibändi 3 liige Kertu Kiku. Tunnustus meeldejääva õpetajate päeva korraldamise eest Kristi Kirsimäe. Tunnustus meeldejääva õpetajate päeva korraldamise eest Lisett Kruusimäe. Tunnustus meeldejääva õpetajate päeva korraldamise eest Kerstin Mägi. Tunnustus meeldejääva rebaste ristimise korraldamise eest Leanika Randmets. Tunnustus filmipäev 2014 raames toimunud filmigala võidufilmi koolitustegijale Eke Rätsep. Tunnustus meeldejääva õpetajate päeva korraldamise eest. Tunnustus esimesel Tallinna noorte improturniiri raamist välja kooli eduka esindamise ja turniiri võitmise eest ja koolibänd 3 liige Joonas Taimla. Tunnustus meeldejääva õpetajate päeva korraldamise eest. Kiitus eduka valimisdebati korraldamise eest. Koolibänd 3 liige. Siis on ta esindanud kooli võrkpallis, jalgpallis, suusatamises Merilin Tammik. Tunnustus filmipäev 2014 raames toimunud filmigala võidufilmi koolitustegijale. Tunnustus Kadrioru Saksa gümnaasiumis toimunud koolinoorte amatöörfilmifestivali nui saadud parima meesosatäitja tiitli eest mängufilmis koolitus Sander Terras. Ta on esindanud kooli edukalt korvpallivõistlustel Jüri Erik Nurme.
12E. Muusikalise tegevuse eest Vabariikliku kooliteatrite festivali laureaatetendusega Kui teile nii näib ja parim meesosatäitja selles etenduses Kaarel Uumägi. Tunnustus osalemise eest Vabariiklikul kooliteatrite festivalil etendusega Kui teile nii näib koolibändi 3 liige, mitmekordne õhtujuht, 3. koht kooli näidendivõistlusel Kristen Sekk. Aktiivne õpilasaktivist, tubli jalgpallur, võrkpallur, korvpallur Eva-Maria Piid. Tunnustus osalemise eest Vabariikliku kooliteatrite festivalil etendusega Kui teile nii näib Karl-Erik Kiivit. Tunnustus osalemise eest Vabariiklikul kooliteatrite festivalil etendusega Kui teile nii näib Loora Elisabeth Lomp. Õpilasesinduse koolielu edendamise töögrupi kaasjuht, hoolekogu liige, noorteparlamendi kaasjuht ja kooliväärtuste kandja 2015, tunnustus filmipäev 2014 korraldamise eest Ingrid Liivaleht. Vabariikliku kooliteatrite festivalil etendusega Kui teile nii näib Loviise Kapper. Tunnustus osalemise eest Vabariiklikul kooliteatrite festivalil etendusega Kui teile nii näib Kristi Paartalu. Osalemise eest Vabariiklikul kooliteatrite festivalil etendusega Kui teile nii näib Moepeegel 2015 üldarvestuses 2. koht Sharon Põder. Tunnustus osalemise eest Vabariiklikul kooliteatrite festivalil etendusega Kui teile nii näib Maarjus Roos. Väga hea õppeedukuse eest ja tubli korvpallur Ann-Maria Ojamäe. Väga hea õppeedukuse eest Kalju Lepiku luulevõistlusel ja gümnaasiumi vanusastmes 1. koha saavutamise eest ja osalemine Vabariiklikul kooliteatrite festivalil etendusega Kui teile nii näib Laura Jõnnamäe. Väga hea inglise keele oskuse eest, esindades edukalt inglise keele olümpiaadi Tallinna linnavoorus Anna-Riin Meensalu. Tunnustus osalemise eest Vabariiklikul kooliteatrite festivalil etendusega Kui teile nii näib ja parim osatäitja selles etenduses Jonna-Liisa Nõmnik.
ja samuti tahame tänada kõiki õpetajaid, juhendajaid, kes aitasid õpilastel. Nii, kahjuks ei ole mul täpselt nüüd enam seda nimekirja, mille eest ma tahan tunnustada, aga ma kutsun need õpilased välja. Patrik, sa oled kaua oodanud, aga nüüd on sinu kord. Anna-Liisa Talitee. Elisa Toonekul. Ja Anna-Stiina Tõnissaar. Ja ikkagi täname kõiki õpetajaid, juhendajaid nende õpilaste aitamisel. Aitäh! Nüüd esineb teile noorema lennulaululind, kes võitis äsja koolis toimunud laulukonkursil Laulu hing esimese koha. Hanna Selgis 11. D-klassist. Koos temaga musitseerivad laval Karl Jakob Partelis 11. D-st, Tõnis Kuus 11. D-st, Arvid Tampu 10. C-st ja Lisbeth Horg 11. D-klassist. Nad esitavad teile Vance Joy loo Mess is mine. It was always me and you, shaping up and shipping out, check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see, I will choose what I believe. Hold on, darling, this body is yours, this body is yours and mine. Well, hold on, my darling, this mess was yours, now your mess is mine. This body is yours and mine.
mess was yours. Now your mess is mine. Your mess is mine. Bring me to your house. Tell me sorry for the mess. Hey, I don't mind. You're talking in your sleep, out of sight. Where you still make sense to me. Your mess is mine. Your mess is mine. Kooliaulas veel viimast korda üles täpselt nii, nagu nad viimast korda seda teha soovivad. Palun 12 A. Ja vaata, iidsetel aegadel oli Eesti maadel vaid üks küla. Selles külas oli Pulliasu. Sealt põlvnebki meie klassisugu. Ibrahim sai isaks Etsakile, Etsak sai isaks Jarmole. Jarmo sai isaks Indrekule. Indrek sai isaks Jaagupile. Jaagup sai isaks Heikile ja Heiki sai isaks meile. Kui isikud põlvnevad samast isikust, kuid ei ole otsejoones sugulased, on nad külgjoones sugulased. Lapsed, kellel on ühine isa ja ema, on vennad või õed. Lapsed, kellel on ühine isa, kuid eri emad või ühine ema, kuid eri isa, on poolvennad või poolõed. Sugulasaste määratakse ülenejate ja
alanejate sugulaste vahel oleva sündide arvu järgi. Ja tõesti, ma ütlen teile, alguses oli 32. Maarja Merikan hõljus koolimaja klassi kohal ning see oli tühi ja paljas. Maarja ütles, saagu siia õppima vahvad õpilased, kellele mina klassijuhatajaks olema saan. Ning õpilased saidki õppima. Maarja vaatas õpilased ja nägi, et need olid vaatamata nigelatele hinnetele head. Seejärel eraldas ta 30 õpilast teistest. Eraldatud särama kõikjal ning õppima tema käe all. Teised aga pani ta vastavalt nende liigi järele B, C ja D klass. Maarja vaatas loodu ja nägi, et see oli hea. Ta nimetas loodu Tallinna 32. keskkooliks ja sündis, et 4. kuus sai Kerstin Vessik käiba peale ning tõi ilmale oma teise poja. Ja ta avas suu ja ütles, vaata, olen Oskarile venna ilmale. Internus kurat, ego veretili kitkotum geus. En ego ero eis quasi ante celiberium natum muta. Scripsi etiam ilut quis purgo qui Eucharistia eius gloria. See klass, kelle Merikan oli välja valinud, otsustas maalt lahkuda. Seepärast ütlen ma teile, millal iganes te siia kooli kogunete, tehke seda meie nimel. Aavumen. Neil päevil sündis, et Maarja Merikan istus oma kabinetis. Aknast paistis päike sisse. Kuulus õrn kevadil tuuleiin. Linnud laulsid. Tärkamas oli uus elu. Maarja sulges oma märkinuku. Ohkas sügavalt. Vaatas aknast välja laul loosus. See on lõpp. See ei ole päriselt, see on maas. Ja need on nime. Loodan, et keegi filmis. Ma saan seda aega uuesti vaadata. See oli väga hea. Aitäh, Paksita, ja ilma minu alustustajast.
Eesti keele eksamil võist laua peal, matemaatika eksamil võist on ka seal, inglise keele eksamil USA-l, majandus on mentusest oleb USA-s, keskkond on lebos, kaht lõpetas, tundide andmist kaht ei lõpeta, õpside nimekiri väga pikk on, seega ma küsin hoopis ühe küsimuse. Mis logol on Wi-Fi, Wi-Fi, mis logol on Wi-Fi, 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 3 hulka 5. Mis logol on Wi-Fi, Wi-Fi, mis logol on Wi-Fi, 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 3 hulka 5. Mis logo see on? Üks majake, mis asub Mustamäel, oranži triibuga ja posti indeks on. 1, 2, 9, 8, kui olla vistlik hoidab ka, see on üks õppeasutus, 12 treenid seisab lava peal. Mis logol on Wi-Fi, Wi-Fi, mis logol on Wi-Fi, 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 3 hulka 5. Mis logol on Wi-Fi, Wi-Fi, mis logol on Wi-Fi, 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 3 hulka 5. Mis logo see on? Just nii see on, meil levi on hea, sa võta välja nutitelefon ja veenduga. Logol on Wi-Fi, Wi-Fi, logol on Wi-Fi, 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 3 hulka 5. Just nii see on, meil levi on hea, sa võta välja nutitelefon ja veenduga. Tahaks anda siis Kairele üle meiepoolse kingituse. Et me täpselt ei ütle, mis asi see on, aga see kott on nii personaalne, kui veel olla saab. Ja see kott on täis headust ja ma loodan, et see korvab kõik selle kurjema, mis me sulle teinud oleme. Aitäh! Miks te olete mulle väga palju õpetanud ja suure õppetunni siin elus andnud, vaata, et kõige suurema nende 3 lennu suhtes. Aga mis ma tahtsin öelda, et teate, ma kuulsin esimest korda, et te oskate koos laulda.
Juba sünnist saati kaamera on käes. Mul kõik on näed ja vennad, kes seal 12 sees. Mul ema Arvet, teine Maarja Merigan. Mul terve kool on mulle puupüsti täis. Ise olen multimeedik ja ma ei karda viiruseid. Kord Almet laulis mulle väga kurga viid. Ja Maarja õpetlikud sõnad lausus siis. Sul ainsaks vaenlaseks on loodud eksamid. Kuid ma ei suutnud uskuda neid sõnu siis, sest et olen multimeedik ja ma ei karda viiruseid. Ja kord siis seisiski mu vastas komisjon. Neil julgelt otsa vaatasin, ei jooksnud eest. Sest et olen multimeedik ja ma ei karda viiruseid. Mul hinded paranenud, mul 30 sõna sees. Mul kõik on näed ja vennad, kes seal 12 sees. Mul terves koolis ainult sõbralised need. Mul suureks sõbraks on saanud Annike, sest et olen multimeedik ja ma ei karda viiruseid. Mul juba sünnist saati kaamera on käes. Mul kõik on näed ja vennad, kes seal 12 sees. Mul ema Almet, teine Maarja Merigan. Mul terve kool on mulle puupüsti täis. Ise olen multimeedik ja ma ei karda viiruseid. Ise olen multimeedik ja ma ei karda viiruseid. Sest et olen multimeedik ja ma ei karda viiruseid. Meie tahaks siia kutsuda ilmselt kooli kõige parema klassijuhataja ja et ta pidas vastu meile 3 aastat ja et ta suutis naeratada ka peale meie hinnete nägemist või matemaatika proovi eksamit ja kõik võivad kaasa laulda. Kohustuslik
lausa. Mis siis sõnu ei tea? Laulge kaasa. Kell 6 on uline hommik, olen eilsest saadik õppinud ma. Iga koht on päeva algus, aga kontrolltööks ei õppinud ma. Kus trollil on sarned taas maas või bussil on otsas heitgaas. Ja nii ma seisan siin verigani eest, ühel pool on kuri pilk, teisel hullult armsad silmad on jäänud koju. Kõik vabandused head, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Ma tean, see on viimane aasta, selles räigelt armsas 3-2-2. Veel hetk ja läbi on ta, lähme maailma vallutama. Kui trollil on sarved taas maas või bussil on otsas heitgaas. Ja nii ma seisan siin katriparve ees, ühel pool on kuri pilk, teisel hullult armsad silmad on jäänud koju. Kõik vabandused head, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Ka aeg-ajalt mina hilinen, kõik mis pakkel teeb, aitab meid otsustada, mis on õige. Jaa. Jätkame nüüd matemaatikaga. Mida? Sul on käsa väänanud. Kõik õpilased ja sinutusvenitus palju. Bonjour, ça va? Ja nüüd teeme joogat. Ja nii ma seisan siin kessu eest, ühel pool on kuri pilk, teisel hullult armsad silmad on jäänud koju. Kõik vabandused head, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Isa. Meie klassijuhatajale ja ma ei ütle välja, mis see on, aga ma ütlen nii palju, et nii nagu meie oleme siin kõik erilised, siis see on nagu näide sellest, kui eriline on meie vanemad. Palun siia veel kõikide klasside esindajad, kes tahavad veel viimased sõnadele kaasa anda enne eksameid. Ege, Kauro, Diana ja Patrik. Tere! Kallid! 42. Lennu! Inimesed. Ja? Õpetajad. Ja? Teised. Kes?
on. Meil. Olnud. Toeks. Punkt. Armas 12A. Mul on ääretult hea meel, et just teiega ühes klassis nüüd 3 aastat käinud olen. 3 aastat tegelikult ei ole ju väga pikk aeg, mistõttu ongi imelik, et kõik üksteisele nii omaks on saanud ja ilma nagu ei kujuta enam ettegi. Huvitav on ka see, et meil on tegelikult tohutult palju erinevaid inimesi siin klassis kokku, mis tõesti on väga palju erinevaid inimesi. Aga ometi saavad kõik hästi läbi üldiselt. Arvamusi on meil siin kokku rohkem kui õpilasi ise, mis ei ole tegelikult üldse halb asi, sest alati, kui tekivad arutelud, on need väga mitmekesised. Küll aga liigsete arvamuste pärast ei ole me väga üksmeelele jõudnud, et kooliüritustele inimesi kokku saada ja midagi hoogsalt ära teha. Aga kui koolis kokku ei saa, siis reede õhtul linna minnes pooled neist koos, et siis midagi ühiselt ära teha. Üksteise närve oleme söönud ilmselt sama palju kui õpetajate omasid, siin ka vabandame õpetajate ees, aga aidanud, heameelt teinud ikka kordades rohkem. Ka teineteise head ja vead on teada. Kõik teavad, et hea abimehe vajadusel pöörduda Karilini poole, loominguliste ülesannetega Volli ja Hannese ja kui on õppimisel abi vaja, siis Harri poole. Neid võiksin lugema jäädagi, sest kõigil on oma nii-öelda ala siin 35 inimese hulgas. Ja sooviksin siis kõigepealt, ma räägin terve klassi nimel, kui ütlen aitäh meie esimesele klassijuhatajale Heiki Haljasorule, kes meie esimesed 2 aastat väga lõbusaks muutis ja meie muredega aitas. Ja aitäh meie päikeselisele teisele klassijuhatajale Maarja Meriganile, kes oma karmi, kuid armastava käega meile distsipliini õpetas ja kel meie pärast muretsedes ilmselt mõni unetund kaduma läks. Ja tänan ka teid, mu armas 12A, et olete aidanud nüüd 3 aastat edukalt läbida ja väga suurepärast seltskonda pakkunud. Edu edasi. Armas 12B. On ka meil möödunud 3 pikka kooliastet, mis said siin 32. koolis alguse pärast lõpukooli põhieksamite lõpetamist. Rohkem kui 30 õpilaseks on tänaseks teadagi 24. Enamus neist on ka saavutanud koha EHR bändklubis. Igal 12. B-klassi õpilasel mõni huvitav omadus, mis seda teistest eelistab. Huvitav naer, mõni suur tulevikku õnnestav hobi, sihikindlus nii arvamuses kui peaaegu õigeks ajaks kooli jõudmises. Ka klassi ennast saab iseloomustada näiteks lausega ma ei taha, mida just selle klassi õpilased lausvad kindlasti iga päev koolist lahkudes või looga sõpradele, mis ilmselt varsti suhetele pigem kahju kui kasu toob. Koos oleme mööda saatnud täpselt paar õpet. Koristatud sai kool ja mõttelaad, et ühiskond säiliks ka järgmistele põlvedele. Teinud ühiseid külastusi organisatsioonidesse keskkonnatunni raames. Just. Kõik, mida me oleme ette võtnud, on välja kukkunud ideaalselt. See on meid liitud kõik üheks. Nüüd aga oleme jõudnud siia suurte kahtlustega, et mis siis küll edasi saab. Tegelikult on majanduse ja keskkonna suund meil juba tee paika pandud. Meie peaksime olema need, kes muudavad Eestit ja maailma, kasutades selleks kõiki koolis omandatud teadmisi. Varsti siis näeme, kellest saab uus väljataga või vaht ja kes läheb Olevi jälgi üle trumpama USA-s. Aitäh teile, aitäh klassijuhatajale, aitäh paralleeli klassikaaslastele, nende klassijuhatajatele ja tervele kooripeale meie poolt. Aitäh teile! Nii, C-klass. Mina tulin siia kooli otse Võru elavate metsade ja mägede alt. Mäletan esimest tundi just, kui oleks eile olnud, mu süda puperdas, ma kartsin. Mu peas olid küsimused, mis siis saab, kui nad saavad teada, et ma olen Võrust pärit. Kas nad aktsepteerivad seda või kas nad üldse teavad, kus see koht on? Oma klassikaaslastega lähemalt tuttavaks saades pidin ma positiivselt üllatuma, peale selle, et nad teadsid, kus see asub. Ei olnud teil sellest soe ega külma.
Oma koolikaaslastega sõbrustama hakates mõistsin ma, et hirmul polnud mitte mingisugust põhjust. Te olete nii avatud, siirad ja mitmekülgsed. Olen tähendanud, et kui meediamaastik meie klassi õpilasi alt peaks vedama, ei peaks mu armsad kaaslased mitte mingil juhul pead norgu laskma. Minu klassikaaslasel on ka palju muid superomadusi, millega elus läbi lüüa. Näiteks on 12C klassis palju osavaid ärimehi. Ohukeste topelthinnaga vahetunnis mahaärimine on ju tegelikult märkimisväärne. Samuti jääb puudu ka muusikutest. Leelo südant on võitnud nii mõnigi trummar, trianglimängija või vihmapilliproff. Kui enne, kui astute uue sammu meie kooli kujutletava kompassi ja kaardiga, tahan ma teie kõigiga koos teha viimase punkti meie ühiselt umbses klassiruumides passitud ajale ning sooritada teiega koos need eksamid. Olge kallid ja head põrumist! Armas 12D. Täna kõlab meie jaoks viimast korda koolikell. Me oleme ära teinud suure töö ja läbi käinud 11 ja 3 aastat oma meeli ergastavast ja vastandlike emotsiooni tekitavast õpilaste eest. Paljud meist on terve oma elu õppinud 32. keskkoolis, kuid on ka suur hulk, kes tulid siia gümnaasiumisse. Omast kogemusest võin öelda, et viimased 3 aastat jäävad mulle terveks eluks meelde. Ma tahan tänada oma klassijuhatajat Malle Vakepead, kes on mul 10. klassis saadik järel käinud ja kontrollinud, et mul oleks eesti keel korras. Tahan tänada oma klassi, 12D teatrit ja humanitaari. Me oleme koos jaganud nuttu ja naeru, teinud koos uskumatuid tegusid ning paljud õpetajate närvid ühisel jõul ära söönud. Mulle vukušea avec moi ce soir. Kuid siin, nüüd ja praegu võite teie, armsad õpetajad, sisse hingata ja öelda, me saime sellega hakkama, sest just täpselt seda te tegitegi. Kannatades välja meie tujud, näes ränka vaeva, et meile üldse midagi õpetada. Suur aitäh teile selle eest. Aga ma usun, et vaatamata kõigele peab iga õpetaja tunnistama, et me ei olnudki nii halb klass, pigem meelde jääv. Ja kõik muutub ja me anname täna teatepulga üle teistele uskumatutele klassidele, kuigi sisimas naerame, sest me teame, et meid ei ületa mitte keegi. Anname üle traditsioonilise koolilindi nooremale Lennule, keda esindab Samuel Vard 11. aast. Tere armas abituurium. Tänasega on kätte jõudnud päev, mida osad teist on kindlasti oodanud. Osad kartnud, osad võib-olla koguni põlanud. Viimane tunnikeel, mis teie viimast koolipäeva tähistab, on juba kõlanud. Nüüd on veel alles jäänud vaid konsultatsioonid ja eksamid. Meile ehk 11. klassidele on see samuti pidupäev, sest saame lõpuks ometi kooli kõige vanemateks. Samas ainult rõõmu ja lusti see pidupäev ka kaasa ei too. 115 ärava isiksuse võrra jääb meie kool ju vaesemaks. Kui vaadata meie koolimelu liikumist treppidel, meenutab see tihti segast liiklust ja õpilased siinseid liiklusvahendeid. Teie lennu lõpetamisega jääme ilma päris mitmest vahvast automudelist. Täna toimub kõigi nende automudelite suur sündmus, NASCAR. Koht, kus autod tiirutavad paarsada ringi, samamoodi nagu teie olete siin kooli peal seda teinud. Kokku olete kõik loonud päris hea autorongi, millega on need viimased aastad olnud väga hea ja mõnus kaasa sõita. A-klass, 12A. A-klassi näol jääme ilma väiksest elektriautost, mis on laisk ja töötab aeglaselt. Kuid vähemasti viib ta lõpuks siiski alati ustavalt sihtpunkti, ehk olgugi, et tähtajad ammu ületatud, tehtud saavad asjad lõpuks siiski. Elektriauto vajab aeg-ajalt laadimist ning teeb oma teekonnal muid trikke, kuid eks A-klass olegi lolluste peal agal. Samas, kui pärast pättust politsei tunnistajatelt küsiks, milline too auto välja nägi, siis ei oskakski kohe vastata, kuna puudumistega on neil teadagi omad lood ja mõni õpetaja ei mäleta osade õpilaste nägusidki. Väike elektriauto pluss on aga see, et ta on ökonoomne ning ei raiska seega vähemasti mõttetut energiat. E-klass. E-klassi lahkumisega lahkub tänavatelt USA menusarja Knight Rideri unistuste auto Kit.
Öeldakse, et auto on juhi peegeldus ning nii see paistab ka olevat B-klassis, kus siis klassijuhataja ees ning auto kui õpilased järel tegutsevad. Kuid kogu varustus on see, mida ulmeautoks vaja läheb. Võib aga öelda, et kui juht on enne tavaautoga sõitnud, siis esialgu ei saagi kohe aru, miks kipp ei käivitu. Siis tuleb meelde, et ahah, häälkäsklus on see, mida tuleb öelda. Et kulgnemine oleks mugav, peab veel enne sõitma hakkamist masinaga suhteid soojendama. Kui ta juba sisse harjunud on, liikuma saab, siis on auto korralik ja ei vea kunagi alt ning on oma valdkonnas enam kui perfektne. Seega võib öelda, et asi on pigem sõitis. Niisiis C-klass. C-klass on rohkem selline tagasihoidliku värvi, suure potentsiaaliga klassikalist laabi, mis algul häbeneb end, kuid samas kapoti all peituvad ka tõeline süda ja hing. Saabile varuosade leidmine on pea võimatu ning auto vajab pidevat hooldust ja läheb pagana tihti katki, mis tõttu on selle ülalpidamine päris paras peavalu ja pind tagumikus. Samas sobibki see mudel rohkem autofanattidele. Kui aga pretensioonikat autot täie tõsidusega hooldada, siis see püüab tänavatel pilku ning sealsest varasalvest tulevad välja imelised sünnitused. Hoolitsetud saab on aga kindel ja ustav kaaslane. Niisiis viimaks, D-klass. D-klass on vaieldamatult uhke Ford Mustang, millel on aga drastiliselt valet värvi uks sattunud. Mustang tekitab möödajates eelarvamusi ning halli linnapilti see nagu ei sobikski. Samas on auto pimedate klaasist taga peidus suur potentsiaal ja taganurgas ka intellektuaalne eliit, kes võiks maailmagi valitseda. Hoolimata pisut kohmakalt külge kinnitatud sobimatut värvi uksest jõuab masin siiski näitustel esirinda ja on alati uhkelt valmis vastu võtma erisuguseid auhindu. Lisaks sellele, et koolitänavad teie kõigi lahkumisega vähe üksvõisamaks jäävad, kaotab ka kool kui kogukond päris palju. Jääme mäletama teie imelisi filme, playboxi numbreid, teie algatatud talguti traditsiooni ning teisi sündmusi ja vaimukesi. Aitäh teile! Uue eluga teie vahel paar takistust. Siit edasi olete vabad nagu linnud või taustaks õiguvad paberlennukid. Nüüd saate vormida ise oma elu ja maailma, nii et tiivad lehvima. Soovime teile selle kõigega edu, seiklusimu ja loovust. Olete endast andnud sellele koolile ja õpilastele osakese endast ning väärtustame seda alati. Loodame kõikide 11. klassidega koos siiralt ja soojalt, et teie teekond on täis õnne, enesületamist, rahu ja mis pealine, palju nautimist. Musid, kallid! Aitäh kõnepidajatele! Enne viimast koolikella ja koolilaulu laulab veel teie lennubänd Kulm. Nii et kutsume nad viimast korda veel lavale. Ja seekord abistab neid trummidel 10. klassist Arvid. Kes nagu see kulmugrupp on ju, kus me kirjutame ja räägime igast asjadest. Ja siis on alati muidugi kõik räägivad nagu hullud tähtsaid asju ja siis ma väga ei viitsi kellelegi vastata midagi. Ja siis on alati niimoodi, et siis kui ma midagi kirjutan, siis ma kirjutan endale, siis midagi hullud naljakat, siis mitte keegi ei vasta. Hea töö! Ja siis arvastavad mündi väga selle pärast. Tegelikult ma naljakas küll. Aitäh, Kertu!
siis hakkame esinema. Võite raksudelt jõudnud teha. Tell me that you're strong. Tell me I'm not wrong to think that I'm like you. Did you know it's me? Always so quietly walk past your window. I can see your house from here. Let me in so I can hear your voice. You're singing. I don't have to know it all. You can save some parts of the story for tomorrow. Maybe one day if you dare, maybe I'll share with you my joys and my sorrows. I can see your house from here. Let me in so I can hear your voice. You're singing, so I can hear your voice. You're singing, so I can hear your voice. You're singing, so I can hear your voice. You're singing. I can see your house from here. Let me in so I can hear. I can see your house from here. Let me in so I can hear your voice. You're singing. Tell me that you're strong. Tell me I'm not wrong to think that I'm like you. Kui tunned nagu hea seda laulu saad, siis võite ette ka tulla. Need on natuke midagi elavamad.